Tere! Püüan siis täna teile rääkida sellisest numbrist nagu 6 ja armastajate kaardist. Siin ta on. Ja kindlasti paralleelselt selle kaardiga käsitlen ka saatana kaarti, sest need 2 kaarti on omavahel väga tihedalt seotud. Aga alustame siis sellest, mida see armastajate kaart endast kujutab ja mida siis see tähendab, kui see on isiku kaardiks või siis edukuse koodis kuskil välja tuleb. Nagu öeldud, siis number on 6, arhetüüp on siis Eros, element õhk, kaksikute päikesemärgi sümboliks on ta ja selle kaardi põhiteemadeks on armastus, valikud, partnerlus, väärtused ja ühendus. Aga ka vastutus, harmoonia, valikute tegemist ma vist ütlesin, see on oluline. Kui eelmine kaart, ülempreester, oli siis pigem selline süsteemi looja ja süsteemi sees tehtud isiklik valik, siis kuue energia ütleb pigem seda armastajate kaardis, et sa ei saa lihtsalt elada, vaid sa pead valima, kuidas sa armastad ja kellega sa ühendud. Ehk siis armastus on see, mille kaudu ennast väljendad. Aga samas see ei ole lihtsalt armastuse kaart, vaid ka suurte valikute kaart. Kas ma valin südame või hirmu, kas ma valin enda tõe või teiste ootused. Ja nagu ma eelmises videos ka ütlesin, siis kui keiser ja keisrinna on veel duaalsuse kaardid, siis armastajate kaart on juba liidukaart. Ja liidukaardina nii suhtes kui ka enesearengu teel sisemise tasakaalu jõudmiseni. Ühendus ei juhtu selle kaardiga kunagi automaatselt, vaid tekib läbi teadliku valiku. Kuna siin peal on 2 inimest, näitan seda klassikalist kaarti teile, siis see sümboliseerib alati 2 võimalust, 2 teed, 2 inimest. Ja selle kaardi või number 6 puhul tulebki rõhutada seda, et see inimene peab õppima tegema valikuid ja otsustama, et otsustamatus on hullem tema puhul kui vale otsus. Teeme nii, et täna ma alustan võib-olla sümbolitest siin kaardil, kuna see kaart on hästi väikseid detaile ja sümboleid täis. Alustame siis sellest peainglist, rahvaelist, kes siis sümboliseerib armastust ja tervendamist, vaimset tarkust, südamesoovide järgi elamist, elu eesmärkidele pühendumist ja ka nii-öelda tervenemist. Nii, selle puu ümber, hea ja kurja tundmise puu ümber on siis madu. Lihtsalt tuli praegu selline huvitav fakt, et seda hea ja kurja tundmise puud kujutatakse alati õunapuuna, aga tegelikult on küdoonia see puu, mis sümboliseerib siis hea ja kurja tundmise puud ja on siis piiblis originaalselt selles rollis. Ja otse loomulikult siis see on naise selja taga, Aadama ja Eeva lugu teame me kõik, kuigi tegelikult võiks Aadama ja Liliti lugu olla huvipakkuvam. Lilit sümboliseerib siis Aadamaga võrdset, kes siis loodi savist nii nagu Aadamgi, ehk siis see kuulus lause piiblist, et mullast oled sa võetud ja mullaks sa pead saama. Ehk siis sellest savisest pinnasest legendi järgi siis Jumal olevat voolinud mehe ja naise võrdsena,
aga Lilith ei tahtnud olla alluv ja teha seda, mida siis Aadam käskis ja läks oma teed ja seetõttu on siis teda pigem nii-öelda kristlikus religioonis hukka mõistetud ja häbimärgistatud Eeva, kes loodi siis Aadama küljeluust, on siis esile tõstetud, aga samas tänu sellele karmasuhtele ja Eeva valikutele siis see pattu langemine ka tuli. Nii, naisprintsiipi siis selle kaardi peal Eeva väljendab ja viljad siis tähendavad selle puu peal nii seksuaalseid kogemusi kui ka siis pattu langemise sümbolit. Elupuu on pigem siis meesprintsiibi sümbol ja kui nüüd kokku lugeda, siis selle puu peal on 12 vilja ja need siis esindavad 12 zodiaadimärki, mis jällegi, mulle meeldib väga seoseid luua ka astroloogiaga, näitab siis, et see kood, mida me siis kasutame, on igati universaalne. Et mõte, mis mul eile pähe torgatas, on see, et kui tehisaru puhul me saame numbritega 0 ja 1 hakkama, et binaarkoodi luua, aga inimese sees on neid numbreid palju rohkem. Ka meie see universaalne kood on siis olemas ja kuna see on niivõrd tähendusrikas, siis ainult paari sümboli või numbriga hakkama ei saa. Ja seetõttu mulle tarad meeldivadki, et need kubisevad sümbolitest pilt räägib ja paremad seosed tekivad. Nii, aga madu jäi mul vahele, jah. Madu on siis riski ja tarkuse sümbol ja kristluses on madu pattu langemise sümbol. Nii, kui nüüd inimene, kelle isikukaardiks on armastajad, mulle väga meeldis see nii-öelda lapsepõlve täiskasvaniga, et kui vaadata, et selline inimene lapsepõlves tunneb tugevat vajadust armastuse järele ja ta on tundlik igasuguste konfliktide suhtes ja siin tekibki siis see oht, et ta surub nagu seda oma arvamust maha selleks, et olla teistele meele järele. Et tal on see haav, et kas mind armastatakse sellisena, nagu ma olen. Ja üsna sageli siis ei ole sellised inimesed ka oma välimusega rahul, kuigi tegelikult nad on kenad. Sest nad armastavad ilu nii endas kui enda ümber ja nad oskavad ilu luua. Ja täiskasvanuna on sellise inimese ülesanne õppida valima, mitte siis ennast kaotada, luua teadlikke suhteid. Selline on siis see kaardi põhitähendus. Edukuse koodis, kui ta nüüd langeb isiksuse kohale ehk esimene number, sünnipäev, siis ühekohaliseks numbriks taandatult, näitab siis seda, kuidas inimene ennast siis väljendab. Et armastajate kaardiga inimene ei ole lihtsalt armastav, ta on valikute inimene, nagu ma ütlesin, et tema elu keerleb selle ümber, kuidas ta valib, keda ta valib ja kõige olulisem küsimus, kas ta valib iseennast. Teistele mõjub ta sooja, avatud, ligitõmbava ja karismaatilisena ja inimesed tunnevad, et tema seltsis on hea olla. Ta on tundlik, emotsionaalselt intelligentne, pidevas sisemises dialoogis ja tal on soov oma armastust ja hoolitsust teistega jagada. Ma eelmisel korral ütlesin ka, et vahel mulle tundub, et kui kõrgemalt poolt püütakse minu videoid takistada praegu, siis võib-olla natuke segab see muruniiduki ja trimmeri mürin teid, aga ma otsustasin, et ma siiski pooleli ei jäta, vaid teen selle video lõpuni, sellepärast, et ma tahan sellest nii-öelda kaardist edasi saada. Nagu ma ütlesin, millegipärast natukene on mul väike konflikt selle kaardiga. Nii, kuhu me jäime?
et sisemine konflikt, 2 jõudu, vajadus armastuse järele ja vajadus olla ise. Et kui siin tasakaal puudub, kohandub ta liiga palju teistega, elab teistele ja võib siis niimoodi oma hääle kaotada. Sellise isikukaardiga inimene on loomuliku saarmiga, magnetism on tema märksõna, ta oskab luua sidemeid, empaatiline, tal on võime inimesi mõista, teha koostööd, ta on hea partner ja ühendaja. Varjupoolel on ta sõltuv suhetest, tal on hirm üksinduse ees, otsustamatus, teistele meeldimine ja väärtuste kaotus, et selline klassikaline vari on, et ma ei tea, kes ma olen ilma teisteta. Ja elu õppetunniks selle kaardi puhul on see, et tema elu ei ole õppida armastama, vaid õppida, kuidas armastada ilma ennast kaotamata. Nii, ma loodan pärast tõesti, et see müra väga segama ei jää. Üsna varsti, ma usun, jääb see järele ning saan rahulikult jätkata. Vaimsuse positsioonis on see kaart armastus kui arengutee, loomine läbi ühenduse, sisemaailm ja hing on siis selle kaardiga seotud. Selline tugev hingeigatsus armastuse järele ja vajadus kogeda sügavat ühendust. Südametarkus on siis see, mis iseloomustab selle inimese vaimsust. Kui on inimene varjupositsioonil, otsib ta täitumist teistest, võib olla segadus, mis on päris armastus, mis on illusioon, aga õppetund on siin jällegi, et armastus algab sinust, mitte teistest. Kui nüüd edukuse koodis 3. positsioonil on armastajate kaart ehk töö ja raha positsioonis, siis kindlasti see inimene on hea partner koostööks. Tal tuleb karjääris olulisi valikuid teha. Ja sõnum siin on, et vali väärtuse, mitte raha järgi. Et tal on nagu sisemine kompass leida õiged koostöökaaslased, teha teadlikku otsuseid. Varjus olles võib ta lasta ennast teistel liiga palju mõjutada, võib valida vale partnerit, võib olla kaotusi, pankrotte, nii et inimeste valikus peab ta hoolas olema. Suhted ja armastus ehk kui elude number on siis 6. Ja seal siis armastajate kaart näitab sügavat ühendust, ausust, pühendunud inimest. Hingeline side on siin tugev, nagu ma ütlesin, tegemist on siis saatuslike suhete ja kaksikleekide kaardiga. Niimoodi nad on siis erinevates pakkides ka kujutatud. Ja sellise inimesega koos olles partner tajub, et justkui iga päev valitakse teda uuesti. Ta on hoitud, väärtustatud ja kaitstud. No väljakutsed on kindlasti armukornulgad, kiusatused, sest selle kaardi teine pool on number 15, 1 + 5 annab 6, on siis saatan. Ja selle saatana kaardi peal on siis ka mees ja naine, aga erinevalt nüüd, võib-olla panen need 2 kõrvuti, erinevalt nüüd sellest esimesest kaardist on siis muutunud see, et kui armastajate kaardi peal on nad vabad, siis saatana kaardi peal on nad ahelais. Aga samas, mida me märkame, need ahelad on tegelikult kinnitamata, et need seovad ainult neid endid, et nad on ise nagu sinna sõltuvusahelatesse ennast pannud. Ja ingli asemel on siis saatan siin taga kujutatud. Et jah, kiusatused, kaassõltuvused on siis selle kaardi pahupool. Ja tasub siis alati küsida, kui see kaart välja ilmub, et kas see on päris armastus
või on see lihtsalt tõmme, eriti siis, kui ta tavaladumises tagurpidi välja ilmub. Nii, ja tagurpidi positsioonis võib ta ka madalale enesehinnangule viidata. Ja vari, mida selline inimene kannab, on siis see, et ma ei vali, elu valib minu eest. Ja see inimene peab siis arvestama sellega, et armastus teda mitte ei hävitaks, vaid peaks teda kasvatama. Ja jällegi rõhutan, kõik algab iseenda armastamisest. Et kui sa iseennast ei armasta, kuidas siis teine inimene sind armastada saab? Nii, tervise positsioon, edukuse koodi viimane number. See on kindlasti emotsioonidega seotud kaart. Südame ja närvisüsteemid on siin tundlikud ja eraldi tuuakse välja ka mitmest kohast olen lugenud ja kuulnud, et igasugused tajumiselundid, alates tajumiselund on ka tegelikult nahk, silmad, kõrvad, kõik see nägemine, kas ta näeb tõde või vaatab sellest mööda, kuulmine, info vastuvõtmine, kas ta kuuleb neid nõuandeid, mis talle antakse. Ja füüsilised terviseprobleemid võivad olla siis nägemishäired, nõrgad silmad, mis väsivad kiiresti, kuulmisprobleemid, kuulmislangus, tundlikkus müra suhtes ja nii edasi. Millegipärast tahan öelda ka, et kõrvade sügelemine võib olla siis märk sellest, et see kaart on nii-öelda mängus seal. Ma ei tea, miks ma seda ütlesin, järelikult pidi ütlema. Südamepiirkonna pinged, ärevus, emotsionaalne valu ja kui need sümptomid tekivad, siis tuleb vaadata, mis suhetes valesti on, et midagi ühendustes on ära. Ja loomulikult hingamine, sest kaksikud on õhumärk, kopsud ja hingamine on siis sellega seotud. Nii, mida siis veel? No ei saa võib-olla ka sellest ümber, et kuna tegu on armastajate kaardiga, siis tervise seisukohalt võib olla ka probleeme siis hormoonidega, igasugused sellised seksuaalsed probleemid ja nii edasi, mis võivad suguelunditega seotud olla. Liigne sõltuvus, kaassõltuvus, seksisõltuvus, emotsionaalne ebastabiilsus ja kõik see. Ja selle kaardi varjukülg on kindlasti see sügav psühhosomaatika, et selle kaardi puhul siis sellised uskumused, et ma pean teistele meeldima, ma ei tohi valida valesti, ma ei tohi haiget saada ja sellised nii-öelda dogmad tekitavad siis kroonilist stressi, närvipinget ja väsimust. Keha reageerib sellele, kui sa oma tões ei ela. Nii et see on hästi oluline. Nii, ja varjupool on siis saatan edukuse koodis, nagu saatan kaardina ei saa välja tulla, küll aga isikukoodis, mitte isikukoodis, vaid isiklikust tarokaardis ta tuleb kindlasti välja, sellepärast, et kui nüüd taandada armastajate kaart, tuleb siis välja 15-st, 5 + 1 on 6 ja armastajate kaardi number on 6. Nii et tõenäoliselt, kui personaalne tarokaart on armastajad, siis on seal saatan ka kõrval. Nii et sellepärast ma ei saa nendest kahest lahus rääkida. Mõlemad kannavad tegelikult sama põhienergia, et suhted, valikud, ühendus, aga armastajad on siis teadlik armastus ja saatan on teadvustamata kiindumus ja kaassõltuvused, igasugused sõltuvused. Ja põhierinevus on siis, et kui armastajad on nii-öelda see plusspool, teabevalik, vaba tahe,
armastus läbi tõe, ma valin sind, siis 15 on ka üks karmanumbritest, lisaks sõltuvustele siis ka illusioon, kontroll, liigne kiindumine, ma ei saa ilma sinuta, obsessiivsus, justkui vangistus suhetes, et jällegi rõhutan siin, et siin on näha siis see, et armastajate kaardis on need samad inimesed vabad, aga saatana kaardis on ahelais. Ja ise nad sinna ennast ahelatesse on pannud, sest see saatan on seal taga. Lihtsalt tema on nii-öelda taustajõud, inimesed on ise need ahelad enda külge pannud. Tegelikult nad saaksid need väga kergelt ka maha raputada. Nii. Kuidas kuus muutub 15-ks, ehk siis läheb selleks negatiivseks. Et algne tõmme või ühendus, armastus võib siis asenduda kaotushirmuga, kontrollivajadusega, sõltuvusega ja lõpuks kaotab inimene siis iseendas ja jääb kinnisideede illusiooni. Ehk siis armastus pluss hirm võrdub sõltuvus. Kui nüüd neid sümboleid ka vaadata veel lähemalt, siis seesama peegeldub ka siin, et kas või need värvitoonid, et kui kollane ja helge päike on siis ühendus läbi valguse, siis seesama mees ja naine ahelas on ühendus läbi hirmu ja tumeda tausta peal siis siin kaardil näha. Ja saatana kaardil on siis need samad inimesed, kes siis armastajate kaardil, aga nad ei ole siis vabad. Nii. Ja võib-olla tõesti kõige olulisem detail on need lahtised ahelad. Ehk siis tegelikult nad võivad iga hetk vabaks astuda, aga nad millegipärast ei tee seda valikut. Et saatana kaardi puhul tuleb siis meeles pidada, et sa ei ole tegelikult kuskil kinni või ahelas või keegi ei hoia sind kinni. Sa oled kinni, sest sa ei vali lahkumist. Ja kui vaadata nüüd neid sümboleid veel lähemalt, siis me näeme, et saatana peas on siis see tagurpidi viisnurk, ehk see on siis tõlgendatud mustade jõudude märgina, aga ka saatana peakujuna, et kui vaadata neid sarvi tal seal peas, teravotsalist habet, nii et selline kiusatuse sümbol, sest saatan on sisekaemuse kui ka välisjõudude rõhumise sümbol, toob esile inimloomuse varjuküljed ja viitab siis ürgsetele instinktidele, mitte kõrgema mina mõjule, vaid välistele jõududele. Nii, ja ma usun, et te näete ka seda saba seal taga. Selle kaardi peal, kui ma näitan, seda saba näha ei ole, aga mulle väga meeldib siin see, kuidas siis see inimene on nendes ahelates nagu marionettnukk, et laseb endaga mängida, mis ka väga hästi selle kaardi tähendust siis edasi annab. Nii, saba viitab siis meie elust võimust võtvale madalamatele instinktidele. Naise sabaots viitab oma siis kujuga puuviljale, mida siis Edenaias söödud sai, keelatud viljale. Ja saatana käes olev tõrvik on siis, ma ei tea, kas te siin näete hästi, ma panen siia peale see tõrvik, jah. On siis see varjatult või sinna tahapoole viidud just nimelt sellepärast, et mitte olukorda valgustada, vaid hoida siis teadmatusest ja nii-öelda oma võimu hoida ja kõlvatuse sümbol. Ja ahelad üleüldse sümboliseerivad siis materiaalseid ja emotsionaalseid köidikuid, mis on harjumuslikud, kuid täiesti tarbetud. Nii, et nende kahe kaardi kõige olulisem küsimus ongi see, et kas see on armastus või sõltuvus.
Ja kui nüüd inimene on siis saatana kaardis, siis töös ja rahas on ta liigses kontrollis, võib ka vanglale viidata, sõltuvuses ja kinnismustritesse kinnijäämises. Nii et noh, võiks öelda, et armastajad saatan, hing versus ego. Nii. Ja mida siis lõpetuseks öelda, et armastajad näitavad, mida sa valid, saatan näitab, kuhu see valik sind viis. Et üks on algus, teine on tagajärg ja sinu valik on siis see, et kummas energias sa oled. Nii. Üks mõte, mida ma siia lõppu veel tahaksin lisada juurde, ongi siis see, et miks väga paljud inimesed justkui kardavad tarokaarte ja usuvad, et need toovad halba. Põhjuseid võib olla mitu. Kindlasti see dogmade rägastik ja religioossed õpetused, mis sajanditega on meisse sisendatud, filmid, popkultuur, aga ka lihtsalt teadmatus. Et võib-olla rõhutaks siis seda, et taro ei ole selline ennustamiseks mõeldud või keelatud teadmisteks mõeldud abivahend. Tarode eesmärk ei ole ennustada, vaid ennast ja olukorda tundma õppida, näha seda neutraalsest vaatenurgast, nii-öelda tagasi peegeldust saada. Ma tooksin siin sellise võrdluse, et miks me muidu hommikul peeglisse vaatame, et kui me kardaksime oma peegeldust näha, et kas siis olukord, kui peeglist põgeneksime ja sassis juustega tööle läheksime, oleks siis normaalne, et minu jaoks on tarode vaatamine ja nende kasutamine justkui hingepeegel. Ma kasutan seda oma hinge vaatamiseks ja valikute tegemiseks. Aga see võib olla ka endaga kohtumise hirm, et tegelikult oma alateadvusesse vaadata, näha oma mõtteid, mustreid ja hirme võib olla mõnikord kohutav, eriti siis, kui tõde nähakse ja sa ei saa enam teeselda, sest kaardid näitavad seda, sa sisemast tead, et see on õige. Või sa ei saa otsuseid enam edasi lükata, sest sa näed seda olukorda selgelt. Lihtne on pigem nii-öelda teha valik, mitte otsustada, mitte vastutada. Ja kindlasti kummutan selle müüdi, et taro määrab saatuse. Et kui kaart nii ütleb, siis läheb, ei juhtu midagi. Inimene on see, kes valib ja valib suuna, kuhu liikuda. Tarokaardid ei too ellu mitte midagi uut, vaid need näitavad seda, mis on juba olemas ja mida siis selle teadmisega peale hakata. Nii et ärge kartke tarokaarte, vaid õppige neid tundma, seostage neid astroloogia ja numeroloogiaga ja te õpite endast väga palju tundma. Sest siia lõppu tahan öelda võib-olla siis seda, et vahet ei ole, kas sa oled algaja või edasi jõudnu. Tarokaardid räägivad kõigi käes ja oluline on see, kuidas sa seda sõnumit mõistad, aga kõige tähtsam tõde on see, et kaarte peab tõlgendama see inimene, kes need välja ladus. Et tema tõlgendus just selle ladumise puhul on kõige olulisem. Ja kindlasti ei lase ma oma tarokaarte mitte kellelgi katsuda ja ärge teie ka laske, see on sinu energia, see on sinu töövahend ja ei ole niimoodi, et inimene ise peab selle kaardi tõmbama, et pigem siis nii-öelda austada oma energiat ja töövahendit ja mitte siis võõrast energiat ligi lasta, et pärast kaardipakki puhastada. Nii, sai siis nüüd tehtud see, mida ma millegipärast edasi lükkasin. Ma loodan, et heli kvaliteet on piisav ja järgmisel korral siis sõidame kaarikuga edasi.
kõike kaunist teile ja kohtumiseni järgmisel korral.